Enn Kippel, Issanda koerad, romaan liivlaste kristjaniseerimisest. Proloog. Kui Toreida liivlaste vägev vanem Kaupo oli tõvesängist tõusnud ning kõigile seletamatul kombel lasknud end ristida, hakkas preester Dietrich ikka sagedamini ning hoopis julgemalt kuulutama oma veidrat usku, rääkides, et on olemas ainult üks usk ja üks Jumal, kes on kõik loonud. Ja toosama veidrik, kelle üle külarahvas tihtigi pilgates oli naernud, tohtis nüüd vägeva Kaupo kaitse all kiusata rahvast isegi ta igapäevases töös. Ühel kevadisel päeval, millel toosama preester oli kuulutanud ristilöömise päevaks, mil kõigil kristlastel on töö tegemine keelatud, hakkas oma küladest välja tulnud Kaupo sõnakuulelik rahvas kogunema suurde orgu, kus alles hiljuti olid paljud pandud ristiusu ikkesse. See suur ning tühi org oli päris kasutu maa, kus kasvas ainult kadakas ja mõni üksik laik kidurat kanarpikku. Kuid just säärane paik, kus ükski vili ei idanenud ega võinud seega oma andidega kunagi valmistada inimestele rõõmu, oli Kristuse kannatamisloo kuulutamiseks otseku loodud. Juba varematel aegadel olid Toreidas peatuvad saksa kaupmehed tavatsenud käia selles mahajäetud orus kuulamas jutlust, mida pidas nende eneste poolt kaasa toodud rändjutlustaja. Viimastel aastatel tegi seda aga Dietrich ise, kes kartmatult oli asunud elama siia Liivimaa südamesse paganate keskele. Palju ristitud liivlasi, aga ka uudishimulikke paganaid kaugematest küladest oli sel jutlustamispaigal juba koos, kui preester pärale jõudis. Ta ise ja ta väsimatud abilised, 3 tsistertsiumi mungaordu venda, kandsid oma ihu ümber karedaid musti vammuseid, mis olid nõnda pikad, et ulatusid varjama isegi nende katmatuid jalgu. Preester kandis paremas käes mehepikkust keppi, mille ülemine ots oli imelikul kombel kasvanud ristikujuliselt 3 haruks. 2 tema tagasammuval mungal rippusid vöö küljes laiad ning madalad ühest puust õõnestatud veekopad, millega juba paljudele oli valatud ristivett pähe. Sample complete. Ready to continue?